Aga Rita on meil üks saatekülaline meie noorte vaimse tervise teemadel. Ja Rita, küsin sinu käest, et mis on see teema, mida on sinu käest kõige rohkem küsitud noorte tervise kohta, noorte vaimse tervise kohta? No tänases maailmas viimaste aastate jooksul on väga palju pöördutud minu poole ärevusteemadega, noorte ärevus, paanikaood, toime tulematus emotsionaalsete puhangutega. On ka päris palju sellist mitte kooli tahtmist minna mitte kooli. Hommikut ei saada üles, ei taheta seal olla, minnakse ära koolist. Et kõik sellised teemad ja on ka lõikumist, suitsidaalsust, depressiooni, toitumishäireid. Et kõik sellised probleemid. Ja, valdavalt need. Ja, et teemasid on palju. Teemasid on päris palju ja seda noorte toime tulematust iseendaga on tohutult palju, et on ka sellist, ütleme, et võib-olla nüüd lausa iga nädalast juba, kus on siis oma sooidentiteedi teemad, seal juba 12, 13, 14 aastastel valdavalt tüdrukutel, kus nad siis soovivad oma nime vahetada, nad ei tea, mis soost nad on poisid, tüdrukud, nad tahavad olla kesksoost. Et sellist iseendaga toime tulematust ja iseenda sellist normaalset teismelise murdeealise probleeme, nende teadvustamist, nendest arusaamist, mis on normaalne, mis ei ole normaalne. Et seda teadmatust on lastel hästi palju ja loomulikult neil on seda hästi palju ja see tuleb ka sellest, et vanematel puuduvad oskused üldse aru saada, mis toimub normaalse teismelise arengu sees.